ja te vaatate Helena Koka saadet. Täna me teeme siis sellist ülimõnusat toitvat smuutit, mis siis koosneb hommikusöögist, lõunasöögist ja õhtusöögist. Banaan, Coca-Cola, kilo, mõnusad peekonikrõpsud, mis kindlasti paksuks ei tee. Kuna see ei lõhna nii super-duper hästi, võiks äkki lahjendada seda veidikese mustika sellise mahlaga, siis valame seda veidikese sisse. Loodame, et talle maitseb. Tere! Mul on väga hea meel tervitada enda kõrval Yana Toomi. Ja esimeseks küsimuseks ma küsingi siis kõige raskema küsimuse, mis on tõesti ka meil kõigile raske. Kui sa saaksid olla, sest kes meist ei tahaks olla Disney printsess, siis milline Disney printsess sa oleksid? Ma ei tea, kas ta oli printsess, aga see pikkade juustega, mis ta oligi? Rapunzel. Rapunzel. Ja Rapunzel on hea. Istud tornis, vaata, unistad, siis tuleb mingi iludus, päästab su. Mulle väga sellised printsessid emad ei meeldi. No siis Fiona. Ja, Fiona. Fiona on ja. Kui sa peaksid, ma ei usu, et sa väga tahad, aga kui sa peaksid olema ükskõik keegi teine, kes sa oleksid. No nagu Kersti Kaljulaid ja sellised inimesed, kui sa peaksid nagu tema kehas olema. Või Kersti Kaljulaid kehas olemas, ma hea meelega väldiksin. No ma võtaks siis kellegi, kes enam ei ela. Te vahetaksite mingi kohad. Ja no kui ma tahaksin kellegile vaata ära teha, siis ma hea meelega vahetaksin keha Urmas Paediga näiteks mõneks nädalaks. Nüüd tuleb siis selline päris selline mitte sulle kohane küsimus. Kas sa pigem oleksid puuris kinni ühe maaga või pigem ühe tiigriga? Ei, tiigriga ikka. Aga ta ei ole sõbralik. Aga tal on ajud. Mina valiksin maa, sest põhimõtteliselt, kui ma maale midagi ei tee, siis ta mind ei ründa ja siis samal ajal ma saaksin kusagilt mingi abikuts. Ega sellel tiigril peab olema ka kõht täis, kui ta loomaaias on ju? No pigem nagu puuris. Ja tiigr on ilus ka. Nüüd tuleb siis selline väga sinu teemaline küsimus. Nagu kui ei oleks olemas selline sõna nagu poliitik, nagu kui poliitikal ei oleks nagu tähendust või nagu sõna, siis... Tuleb leiutada sõna, mis tähendas poliitikat. Jaa, mida sa mõtleksid? No poliitik on inimene, kes peaks mingit konsensust saavutama ühiskonnas. Oleks siis võib-olla mingi konsensor või? Mida see tähendab? Konsensus on kokkulepe ühiskonnas. Sina tahad, ma ei tea, magusat, mina tahan soolast, nemad seal tahavad juua. Me peame siis leiutama mingisuguse asja, mis oleks nii magus, kus soolane kui ka vedel. Ja see oleks siis poliitika sisu. Ja see inimene, kes seda teeb, on siis, no ma ei tea, las ta olla konsensor. Peaks olema väga vastik asi, kujutada seda ette. Oi ei. No see ongi poliitika sisu. Okei. Kui sul oleks päris oma ükssarvik, siis mis sa talle nimeks paneksid? Ükssarvik? Mis ma tema nimeks paneksin? Fantaasia nimi. No praegu ma mõtlen, et see oleks Helena kindlasti. Ma olen terve see vestlus rääkinud sinuga sellist tavalist juttu ja sellist... Tahtsid mind ära uinutada? Jah, täpselt. Okei, nüüd ma uinusin ära. Kõikidel oli igav. Aga nüüd ma küsiks mõned päris hullud küsimused. Kui inimesed ei näe õhku, kas siis kalad ei näe vett? Ma arvan, et nad näeksid nagu samamoodi nagu inimesed. Või näevad, aga ei anna endale aru, et see on vesi. No võib-olla ei näe. Kui vana sa oled? 52 saan oktoobris. Nii, kui sa oleksid... On okei või? Milline lohutus? Küsimus, et kas sa usud jõuluvanasse? Jah, kindlasti. Ma olen ise jõuluvana. Kuidas ma ei saa uskuda? Ja veel mina mõtlesin, et poliitikud on ausad. Ei, seda sa kindlasti ei mõelnud. Sa pead panema silmad kinni, sest nüüd me paneme challenge'i siia. Ei tohi piiluda. See on väga oluline, et sa ei piiluks. No mis ma tegema pean? Ütle.
ma panin siia laua peale siis 2 smoothie'd. Need on väga head, ma olen väga kindel, et sulle maitseb see. Ja siis sinu ülesanne on ära arvata, mis selle smoothie sees on. Võtta väike long. Mis tähendab väike long? See on väga vastik või? No ma ei tea, ma ei ole seda veel proovinud. Ahaa, tead, seal tuleb väike selline saunalõhn. Banaan, ingver. Mingi kala. Helena, palun, kas sa saaksid mulle küllaga tulla? Ma täna just hommikul vaatasin, mis mul külmkapis on igasugust asja, mis üldse kokku ei sobi. Äkki sa teeksid mulle mõned smootid, siis ma läheks, pakuks oma naabrile. Ühesõnaga banaan, ingver, kala, seda ma tunnen. Ingverit ei ole. Ei ole ingverit? Ei ole. Okei, nii, kas sa tahad, et ma ütlen sulle nüüd ära? Ütle. Okei, Coca-Cola. Siis siin olid sardiinid tomatikastmega. Siin oli mingi mustikakaste, siis siin olid kartulikrõpsud, siis chili ja peekoniga. Kuule, no seda keegi ei arvaks ära. Tegelikult ta pole üldse nii paha, nagu sa räägid. Sa olid seda 3 korda. Ma olen veel elus, vaata. Mul on väga hea meel, et sa oled tulnud. Aitäh sulle. Ja nagu alati, ärge unustage, kandke turvavööd.